Meil on endiselt väga palju teadmata isegi planeedi Maa kohta. Näiteks arvavad paljud, et Maa on täiuslikult ümmargune, kuid tegelikult see ei vasta tõele. Sest meie Maa on lapiks sfääroid, see tähendab, et see on nagu pall, mida on veidi ülevalt ja alt kokku surutud. Seetõttu on meie planeedi keskosa laiem kui mõlemad poolused. Meie Maa ekvatoriaalne läbimõõt on ligikaudu 12 754 kilomeetrit. Samas kui polaarläbimõõt on umbes 12 711 kilomeetrit. See erinevus võib tunduda väike, kuid mõtle, see on ikkagi peaaegu 43 kilomeetrit. Ja see pole veel kõik. Kõigist päikesesüsteemi planeetidest on Maa kõige suurema tihedusega. Ehk Maa sees olevad materjalid on kõige tihedamad. Teisel kohal on planeet Merkuur. Meie jalgade all liiguvad ka planeedi erinevad kihid erinevalt. Maa tuum, vahevöö ja koorik ei pöörle kõik ühesuguse kiirusega. See tähendab, et neil on omaenda liikumine planeedi sees. Ja mis veelgi üllatavam, peaaegu poole Maa kooriku kogumassist moodustab hapnik. Aga see ei ole see hapnik, mida me hingame. Selle asemel on see peidus kivimites ja mineraalides, mida leidub sügaval Maa sees. Samal ajal moodustab umbes 25% räni ja ülejäänud osa koosneb erinevatest elementidest, mis moodustavad meie tuntud maailma. Ja tegelikult on Maa koorik ka väga paks. Enamikul mandritel ulatub see umbes 35 kuni 45 kilomeetrini. Aga suurte mäeahelike all võib selle paksus ulatuda kuni 75 kilomeetrini. Ja mida sügavamale minna, seda karmimaks muutuvad tingimused. Maa tuuma keskmes ulatub aine tihedus umbes 12,5 tonnini kuupmeetri kohta. Samal alal on sealne rõhk hirmutav, umbes 3,7 miljonit atmosfääri, mis tähendab, et peaaegu ükski teadaolev eluvorm ei suudaks seal ellu jääda. On naljakas mõelda, et inimene on juba jõudnud Kuule, saatnud roboteid Marsile ja uurinud ka ookeani kõige sügavamaid osi. Aga kui rääkida Maa sisemusest, siis teame sellest peaaegu mitte midagi. Tundub, et me teame isegi rohkem avakosmosest kui maailmast, mis asub otse meie jalgade all. Ja isegi selleks, et Maakoore sügavustesse veidi piiluda, on vaja tohutut ekspeditsiooni. See on peaaegu sama keeruline kui missiooni saatmine kosmosesse. Varasematel aegadel on olnud mitmeid projekte, mis on püüdnud kaevata planeedi kõige sügavamatesse osadesse. Ja üllatav on see, et nad avastasid asju, mis tõesti muutsid teaduse vaatenurka. Seega täna vaatame ühte sügavaimat ja kõige ohtlikumat projekti, mida inimene on proovinud. Aga enne kui alustame, ära unusta meie videot meeldivaks märkida. See on meile sisuloojatele väga oluline. Suur tänu ja nüüd alustame. Kõigepealt, mis tegelikult asub Maa all? Kas on võimalik, et planeedi väga sügavates osades on elu? Ja milliseid kummalisi asju on seal juba avastatud? Kogu maa-aluse kaevandamise ja uurimise ajaloo jooksul on enamik kaevamisi tehtud praktilistel põhjustel. Enamasti on eesmärgiks olnud leida naftat, gaasi või väärtuslikke mineraale. Aga on ka projekte, kus eesmärgiks ei ole raha, vaid puhas teadus. Ja tihti on just neil kõige sügavamad puuraugud. Kui tavaline kommertspuurimine sügavamale läheb, saavad teadlased aru, et kõige sügavamalt pole neil enam midagi võtta. Seal pole enam naftat, pole enam gaasi, pole enam mineraale, mida tasuks võtta. Ja just seal algab tõeline teaduslik uurimine. Praegu võime öelda, et inimkond on alles alustamas Maa tõelise sügavuse uurimist. Tegelikult ei ulatu isegi kõige sügavamad inimeste puuritud augud Maa mantlini, sest maamandriline koorik võib olla umbes 30 kilomeetrit või isegi paksem. Seda oleks lihtsam teha ookeani all, sest ookeaniline koorik on õhem. Mõnes kohas on see vaid umbes 5 kilomeetrit paks. Seetõttu proovisid ameeriklased 60-ndatel projekti nimega Project Mohol. Nende eesmärk oli puurida läbi ookeani põhja ja jõuda maamantlini, kuid see ei olnud edukas. Möödus palju aastaid ja 2000-ndate alguses proovisid jaapanlased seda uuesti Chikyu projekti kaudu. See oli väga arenenud puurimismissioon, mille eesmärk oli jõuda sügavamale kui ükski varasem projekt. Aga hoolimata sellest, kui arenenud nende tehnoloogia oli, ei suutnud nad ikkagi mantlini jõuda. Sellegipoolest, kui rääkida võimalusest jõuda Maa tuumani, siis ausalt öeldes tundub see juba nagu ulme.
kui mõelda ja tõesti tunnistada, siis oleme sellest veel väga kaugel. Meie maa välimine tuum asub umbes 2900 kilomeetri sügavusel pinnast. Peaaegu võimatu on ette kujutada, kui sügav see on. Et sellest paremini aru saada, mõtle sellele. Rahvusvaheline kosmosejaam ehk ISS tiirleb maa ümber vaid umbes 400 kilomeetri kõrgusel planeedist. See tähendab, et inimestel on isegi lihtsam sinna jõuda. Välisruumi jõuda on lihtsam, kui jõuda meie enda maailma tuumani. Ja isegi praegu, kui tehnoloogia on väga arenenud, pole seda ikka veel keegi suutnud teha. Aga on üks projekt, mis on sügava puurimise vallas peaaegu legendiks saanud. Koola ülisügav puurauk. Siiani hoiab Koola ülisügav puurauk endiselt maailmarekordit kui kõige sügavam inimeste poolt puuritud auk planeedil. Selle lõplik sügavus ulatus umbes 12 262 meetrini. Ja kuigi sellele järgnes palju kaasaegseid projekte, pole keegi suutnud seda rekordit ületada. Veelgi muljetavaldavam on see, et seda ei tehtud nafta või gaasi otsimiseks. Ainus põhjus selle puurimiseks oli puhtalt teaduslik uurimistöö. Teadlased tahtsid uurida maa kõige vanemaid ja sügavamaid kivimeid. Nad lootsid, et võivad avastada teavet selle kohta, milline planeet välja nägi, kui see oli alles uus. Projekti jaoks valisid nad koha Venemaal, Koola poolsaare lähedal, mis on osa niinimetatud Balti kilbist. See koht on eriline, sest siin leidub mõningaid maa vanimaid vulkaanilisi ja tartkivimeid. Mõned neist kividest on hinnanguliselt umbes 3 miljardit aastat vanad. Et mõista, kui vanad need on, siis maa ise on hinnanguliselt umbes 4,5 miljardit aastat vana. See tähendab, et kui nad kaevavad selles iidse geoloogilise moodustise sees allapoole, siis justkui lähevad nad tagasi planeedi kõige varasematesse aegadesse. Nad justkui piiluvad maa lapsepõlve. Puurimine algas 24. mail 1970. Ja see ei olnud kiire protsess. Neil kulus 4 aastat, enne kui nad jõudsid umbes 7263 meetri sügavusele. Alguses kasutasid nad puurimisseadmeid, mida tavaliselt kasutatakse nafta ja gaasi kaevandamisel. Kuid mida sügavamale puurimine jõudis, seda arenenumat süsteemi oli vaja. Nad paigaldasid uue turbiinpuurimisseadme. Selle seadistusega ei pöörle kogu puuritoru. Pöörleb ainult kõige otsas olev puurpea. See on väga oluline, kuna puurimine toimub väga sügaval. Kogu puurimissüsteemi surve ja kaal on väga suur. Nende kasutatud turbiin oli umbes 46 meetrit pikk. Selle kõige lõpus on puurpea, mille läbimõõt on umbes 214 millimeetrit. Ja selle disain on samuti omapärane. See ei purusta kogu kivi, selle asemel jätab see keskele tahke osa, mida nimetatakse südamikuks. See südamik on umbes 60 millimeetri läbimõõduga. See on kogu projekti kõige olulisem osa, sest just nende kiviproovide abil saavad teadlased uurida maa koostist ja ajalugu, kui nad järjest sügavamale lähevad. Turbiini sees on spetsiaalne toru, mis ulatub ülevalt alla, et kogutud kivid maa alt üles tuua. Ja mida sügavamale puurimine läheb, seda ohtlikumaks muutub kogu operatsioon. Kogu puurkolonn koos puurimisvedelikuga kaalub umbes 200 tonni. Ja pane tähele, siin kasutati veel spetsiaalseid bergmetalltorusid, sest kui oleks kasutatud tavalisi terastorusid, murduks kogu konstruktsioon juba oma enda raskuse all. Ja loomulikult, mida sügavamale maakoorde kaevatakse, seda rohkem juhtub õnnetusi ja tekib ootamatuid probleeme. Üks suurimaid tragöödiaid Koola supersügav puurimise ajaloos juhtus pärast seda, kui meeskond ajutiselt töö katkestas. 27. septembril 1984 lahkusid mõned teadlased ja insenerid, et osaleda Moskvas rahvusvahelisel geoloogiakongressil. See tundus täiesti tavaline, aga kui nad tagasi tulid, siis algas kogu projekti suurim probleem. Tundus nagu maa ei andestaks neile, et nad augu nii kauaks jätsid. Kuna puurimistööd olid peatatud, olid mõned kaevu siseseinad endiselt ilma tsementeeritud terastorudeta tugevdamata. Selle tõttu hakkasid mõned alumised sektsioonid deformeeruma ja kokku varisema. Kui meeskond tagasi tuli, jätkasid nad tööd nagu varem. Kõigepealt proovisid nad väga pikka puurimisvarrast üles tõmmata, kuid selle tõstmise ajal jäi see ootamatult kaevu sisse kinni. Ja kui nad üritasid seda jõuga eemaldada, murdus kogu puurimisseade katki. Sinna alla jäi kinni ka üks turbopuur ja peaaegu 5 kilomeetrit puuritorusid. Ühe hetkega oli nende 5 aasta töö peaaegu raisus. Kujuta seda ette. See on tohutu suur varustus.
see asub väga sügaval ja peaaegu võimatu on seda tagasi välja tõmmata, aga meeskond ei andnud alla. Nad proovisid mitu korda teha uut puurimisteed, et vältida seda osa, kuhu varustus kinni jäi. See on tavaline tehnika sügaval puurimisel, mida nimetatakse kõrvale puurimiseks. Selle asemel, et vana teed kasutada, tehakse uus marsruut kaevu kõrgemast osast. Aga protsess ei olnud lihtne. Nad kogesid korduvalt õnnetusi, seadmete rikkeid ja ummikuid maal. Seetõttu ei ole kola ülisügav puurauk lihtsalt sirgauk allapoole. Tegelikult meenutab see pigem hiiglaslikku maa-alust labürinti, millel on palju harusid ja käänakuid eri suundades. See on nagu kummaline planeet, mille all on omavahel ühendatud tunnelid maa sees. Neil kulus veel 6 aastat enne, kui nad jõudsid taas 12 kilomeetri sügavusele. Ja 1990 aastal jõudsid nad lõplikule rekordsügavusele, mis oli umbes 12 262 meetrit. Sel ajal oli see juba inseneriteaduse ime. Aga isegi nii suure sügavuse juures ei jõudnud see ikkagi isegi poolele maakoore paksusest mandritel, sest maakoore paksus võib ulatuda umbes 30 kilomeetrini. Ja veelgi hullumeelsem on mõelda, et selle all asub mantel, mille paksus on peaaegu 3000 kilomeetrit. Maa suuruse juures on inimese tekitatud jälg planeedi pinnal vaid õhuke kriimustus. Pärast seda tulid järjest uued probleemid ja õnnetused. Inseneerid hakkasid tasapisi lootust kaotama, et nad suudavad veen sügavamale kaevata kui sinna. Selles punktis olid nad peaaegu kõik võimalikud asjad tolle aja tehnoloogiaga juba ära proovinud. Ja tundus, nagu oleks maal tõesti piir, millest ta ei taha lasta üle minna. Tundus, et planeet ise keeldub oma sügavamaid saladusi paljastamast. Seetõttu lõpetati puurimistööd lõplikult 1992 aastal. Kuigi nad ei jõudnud algse eesmärgini, milleks oli 15 kilomeetrit, oli Koola ülisügav puurauk teaduse seisukohalt ikkagi tohutu edu. Peaaegu iga meetri kaevamisega avastasid nad uut teavet maa sisemuse kohta. Näiteks leidsid nad umbes 1,6 kilomeetri sügavuselt tööstuslikke vase- ja niklimaardlaid. Aga veel üllatavam oli nende järgmine avastus. Umbes 9,5 kilomeetri sügavusel leidsid nad geokeemilise anomaalia, kivimikihi, millel oli kõrge kullasisaldus. See ulatus umbes 1 gramm kulda 1 tonni kivimi kohta. Probleem on aga selles, et see on nii sügaval, et kaevandamine pole praktiline. Kaevamine läheks kallimaks kui saadav kuld, kuid teaduse jaoks oli see avastus siiski väga oluline. Ja projekti mõju ei piirdunud ainult mineraalidega. Veelgi olulisem oli see, kuidas see muutis meie arusaama maakooriku struktuurist. Enne puurimise alustamist tegid teadlased geoloogilise prognoosi selle kohta, millised kihid maal olla võivad. Kuid mida sügavamale nad jõudsid, seda enam osutusid peaaegu kõik nende ootused valeks. Kiht, mille nad arvasid lõppevat esimese 5 kilomeetri juures, ulatus tegelikult kuni 7 kilomeetrini. Ja pärast seda, selle asemel, et leida tihedamaid ja kõvemaid basaltsoone, avastasid nad hoopis teistsuguse kivimi. Veelgi üllatavam oli see, et isegi kui nad jõudsid 12 kilomeetri sügavusele, ei olnud seal ikka veel basaltkihti. Teistsugune kivim. Enne projekti alustamist kasutasid nad juba sügavat seismilist skanneerimist, et uurida maa-alust. Tulemuste põhjal uskusid teadlased, et maa all on osa, kus graniit läheb üle basaltkihiks. Ja just selles tsoonis nägid nad kõige tugevamat seismilist peegeldust. Kuid kui nad tegelikult sellesse sügavusse jõudsid, selgus, et varasem tõlgendus oli täiesti vale. Selle asemel, et leida kõvasid basaltkive, olid seal hoopis madalama tihedusega kivimid. Need olid täis pragusid ja lõhesid. See tähendab, et paljud asjad, mida teadlased arvasid maa sügavuste kohta kindlalt teadvat, osutusid äkitselt valeks. See avastus tuli teadlaskonnale tõelise üllatusena. Keegi ei oodanud seda, mida nad maa all nägid. Tegelikult tuli paljusid varasemaid uskumusi süvageoloogia kohta muuta pärast seda, kui tulemused Koola supersügavpuurimisest avalikustati. Ja selle tõttu hakkasid teadlased vanu geofüüsikalisi uuringuid, mida varem maailma eri paigus tehti, uue pilguga vaatama. Aga sellisest sügavusest teabe hankimine polnud sugugi lihtne. Üks raskemaid väljakutseid oli kivimiproovide toomine maa alt üles, nagu need südamikuproovid, mida me varem mainisime. Kui neid tõsta maa väga sügavatest kihtidest üles, langeb kivimi ümber olev rõhk järsult ja selle tõttu puruneb isegi väga tugev graniit juba teel pinnale tükkideks.
kujuta ette, graniit, mis on üks maailma kõige tugevamaid kivimeid, puruneb iseenesest lihtsalt seetõttu, et rõhk muutub nii järsult. Seetõttu peavad teadlased mõnikord südamikuproovide ülestoomist väga aeglustama. Mõnel juhul võtab see isegi mitu päeva aega, selleks et kivi jääks terveks ja selle struktuur ei laguneks enne, kui see pinnale jõuab. Aga veelgi rohkem üllatas neid üks teine asi, maa sügavustes valitsev temperatuur. Alguses ootasid teadlased, et puurimise sügavuse suurenedes tõuseb temperatuur umbes 11 kraadi Celsiuse võrra iga kilomeetri kohta. Kuid kui nad jõudsid sügavuseni umbes 2,2 kuni 7,5 kilomeetrit, muutus kõik järsku. Temperatuuri tõus ulatus umbes 24 kraadi Celsiuse võrra iga kilomeetri kohta. See oli palju kuumem, kui nende algsed arvutused näitasid. Umbes 5 kilomeetri sügavusel oli temperatuur juba umbes 70 kraadi Celsiuse järgi ja kui nad jõudsid umbes 12 kilomeetri sügavusele, tõusis temperatuur peaaegu 220 kraadi Celsiuse järgi. See oli palju kõrgem, kui teadlased tol ajal ootasid. Ja šokeerivad avastused ei lõppenud sellega. Sügaval all, kus varem arvati, et mingit orgaanilist elu pole, leiti 14 tüüpi fossiilseid mikroorganisme. See tähendab, et maa all on jälgi iidsetest mikroskoopilistest eluvormidest. Ja mis veelgi hämmastavam, kivimikihid, kust need mikroorganismid leiti, on hinnanguliselt üle 2,8 miljardi aasta vanad. Veel vanemad kui enamik elu, mida me praegu teame. Veel sügavamates kihtides, kus settekivimeid enam ei ole, leidsid teadlased samuti väga kõrge metaanigaasi kontsentratsiooni. Ja siiani uuritakse veel, kuidas see nii sügaval tekkis. Kuid see kõik on alles väike osa avastustest Koola ülisügavas puuraugus. Lõppkokkuvõttes näitas see projekt selgelt vaid ühte asja. Me teame oma enda planeedi kohta palju vähem, kui me arvasime. Ja lisaks sellele, et Koola ülisügav puurauk on maailmarekordi omanik sügavuse poolest, sai sellest ka ühe maailma kõige kuulsama vandenõuteooria keskpunkt. Ühe viraalse loo kohaselt kuuldus puurimistööde süvenedes maa seest kummalisi helisid. Väidetavalt olid need karjed. Helid, mis justkui pärineksid põrgust. Tol ajal levis internetis isegi helisalvestis. Ja selle tõttu levis kiiresti vandenõuteooria, et teadlased olevat kogemata kaevanud otse põrgusse. Aga tegelikult see ei ole tõsi, see oli lihtsalt üks suur internetipettus. Esiteks, Koola ülisügava puuraugu puurimisseadmetele ei olnud kinnitatud ühtegi mikrofoni. Seal olid ainult andurid, mis mõõtsid vibratsioone, rõhku ja erinevaid keskkonna kõikumisi maa all. Neid ei kasutatud tegeliku heli salvestamiseks, mitte nagu tavalise helisalvestuse puhul. Seega need niinimetatud põrgukarjed, mis internetis levisid, puudub teaduslik tõendus, et need pärineksid tõesti Koola supersügava puuraugust. Teiseks, selle loo kõige esimene allikas puurimisseadme kohta, mis väidetavalt põrgusse jõudis, oli üks Soome ajaleht. Ja siin on üks väga oluline detail. Nad avaldasid selle artikli 1. aprillil, aprilli naljapäeval. See tähendab, on väga suur võimalus, et see oli algusest peale lihtsalt nali või vemp. Aga kuna see lugu levis kiiresti, uskusid seda paljud inimesed ja kogu lugu muudeti vandenõuteooriaks. Aga isegi kui põrguhelide lugu on võlts, juhtus Koola ülisügavas puuraugus siiski mõned päris kummalised sündmused. Ja on võimalik, et just need sündmused inspireerisid neid, kes selle pettuse lõid. Üks kõige salapärasemaid juhtumeid oli suur õnnetus, mis juhtus seletamatutes oludes. Akadeemik David Gubermani, Koola ülisügava uurimise tootmiskeskuse direktori sõnul, toimus seal üks juhtum, mida isegi nemad ise ei suutnud seletada. Ühes intervjuus ütles ta, et kui David Gubermanilt küsiti selle salapärase loo kohta UNESCOs, ei teadnud ta, mida vastata. Ta ütles, et enamik lugusid on suur jama, kuid teadlasena ei saa ta ka öelda, et teab täpselt, mis juhtus. Tema sõnul salvestasid nad enne tugevat plahvatust maal kummalise heli. Aga veelgi müstilisem oli see, et kui nad mõne päeva pärast samale sügavusele tagasi läksid, ei leidnud nad enam ühtegi jälge juhtunust. See oli just või äkitselt kadunud. Ja selle tõttu kasvasid veelgi rohkem spekulatsioonid Koola ülisuur sügava puuraugu kohta. Kes teab tegelikult, mis maa all toimus? 1995 aastal suleti projekt lõplikult ja puurauk ise kaeti kinni. Ja võib-olla, nagu mõned arvavad, saab see saladus taas avatud alles tulevaste teadlaste põlvkondade poolt.
ja selle jättis maha Kola ülisuur sügav puurauk. Samal ajal, kui Nõukogude Liit oli hõivatud oma ülisügava puurimisprojektiga, oli ka üks Ameerika projekt, mis peaaegu jõudis 10 000 meetri sügavuseni. Aastal 1974 jõudis üks ülisügav puurauk Anadarko naftabasseinis Oklahomas umbes 9583 meetri sügavuseni. Ja tol ajal oli see juba maailmarekord. Veelgi üllatavam oli nende edusammude kiirus. Neil kulus vaid umbes 502 päeva, et sellise sügavuseni jõuda. See oli tol ajal tohutu saavutus. Projekti rahastas ettevõtte Lone Star ja nad kulutasid umbes $15 miljonit. See oli 1970-ndatel tohutult suur summa. Aga vaatamata kõikidele kuludele ja pingutustele oli projekt siiski suur läbikukkumine, sest nende tegelik eesmärk oli leida naftat, aga selle asemel avastasid nad hoopis midagi muud. Kui puurimistoru süvenes, sattus see ootamatult tohutusse maa-alusesse sulaväävli reservuaari. See oli nagu põlev meri maa all. Selle tõttu võrdlesid paljud inimesed seda kohta toona allilma või põrguga, sest seal all oli nii kuum ja tingimused olid väga ebatavalised. Kuid kuna sellel polnud kaubanduslikku väärtust, suleti projekt kiiresti. Ja sellega lõppeski selle lugu. Kuid 10 aastat hiljem viidi maailma teisel poolel läbi veelgi kummalisem projekt. Rootsi projekt. 1980-ndatel ilmus välja kummaline teaduslik teooria nafta ja maagaasi päritolu kohta. Enamik tollaseid teadlasi uskus, et fossiilkütused tekkisid iidsetest taimerest ja organismidest, mis olid maa sees väga pikka aega mattunud. Aga oli ka mõned teadlased, kellel oli teistsugune arvamus. Nende teooria kohaselt on võimalik, et nafta ja gaas ei pärine ainult bioloogilisest materjalist. Võimalik on ka, et see pärineb otse maa vahevööst. Nad nimetasid seda vahevöövedeliku hüpoteesiks. Selle idee kohaselt tekivad vahevöös ülekuumenenud gaasid ja vedelad segud, mis on täis süsivesinikke ning liiguvad aeglaselt maakoore poole. Ja kui see on tõsi, tähendab see, et nafta ja gaasi leiukohti võib olla isegi vulkaanilistes ja moondekivimites, mitte ainult settekivimite kihtides. See oleks olnud tohutu avastus teaduse ja naftatööstuse jaoks. Seetõttu sai projekt kiiresti rahastuse. Rootsi otsustas teha suure eksperimendi, et teooriat proovile panna. Nad valisid puurimiskohaks Siljani rõngaskraatri. See on väga suur kokkupõrkekraater, mille läbimõõt on umbes 52 kilomeetrit. Geofüüsikaliste andmete põhjal on umbes 500 kuni 600 meetri sügavusel kaltsineeritud graniiti ja selle all võib olla süsivesinike reservuaar. Teadlased kasutasid väga täpseid gravitatsiooni mõõtmisi, et uurida maa-aluste kivimite tihedust ja koostist. Ja nende arvutuste kohaselt on umbes 5 kilomeetri sügavusel väga poorseid kivimeid. Kivimid, mis võivad olla täis naftat ja gaasi, kõik tundus paljutootav. Kuid kui puurimine algas, olid tulemused väga pettumust valmistavad. Investorid ja teadlased, kes panustasid projekti umbes $60 miljonit, ei saanud peaaegu midagi, sest nad ei leidnud kaubanduslikult kasutatavaid naftavarusid. Nad leidsid vaid väikeseid ja hajutatud nafta- ja gaasikoguseid, mille päritolu oli selgelt bioloogiline, mitte mantlist pärinev. Seetõttu suleti projekt ka 1990 aastal. Kuid isegi kui projekt ebaõnnestus, tehti seal üks avastus, millest räägitakse siiani. 11. juulil 1987, kui meeskond üritas eemaldada ühte jäänud puurimisliini altpoolt, märkasid nad oma varustusel kummalist ainet. Kui nad testisid puuritoru pinnale, olid nad väga üllatunud. Kui nad nägid, et selle alumine osa oli täis kleepuvat musta ainet, mis meenutas musta želeed või paksu asfalti ja selle kaal oli umbes 60 kilogrammi. See saadi kätte umbes 5945 meetri sügavuselt. Teadlased uurisid seda kohe. Esialgse analüüsi põhjal oli selle peamine komponent magnetiit, milles oli segatud parafiinseid süsivesinikke. Veelgi üllatavam oli see, et nad leidsid ka biomarkereid, mis sarnanesid varem Siljani ringkraatri ümbrusest leitud biomarkeritega. Selle tõttu esitasid mõned teadlased väga julge teooria. Võimalik, et must materjal on maa-aluste bakterite produkt, mis kasutavad mantlist pärit mittebioloogilisi süsivesinikke oma elutsükli osana. Kui see suudetakse tõestada, oleks see maailma sensatsioon. See võiks muuta meie arusaama nafta tekkest ja maa-alusest elust. Kuid mitte kõik ei uskunud seda. Paljud skeptikud vaidlesid teooriale vastu ja mida kauem uurimine kestis, seda rohkem hakkas ilmnema lihtsam seletus.
Teadlased said teada, et nädal enne musta aine leidmist kasutas puurimismeeskond spetsiaalset segu kaubanduslikust soodast, polümeeridest ja biolagunevatest määrdeainetest, et vabastada samal sügavusel kinni jäänud puurvarda. See keemiline segu ringleb süsteemis peaaegu terve päeva ja pärast seda jäi puuritoru jälle kinni. Pärast põhjalikumat keemilist analüüsi selgus, et see salapärane must želee ei pärine mantlist ega maa-alustest bakteritest. See osutus lihtsalt äärmise surve, kuumuse, keemiliste reaktsioonide ja mehaanilise pinge produktiks maa all. Tavalised biolagunevad määrdeained, mis segunesid söövitava sooda, diislikütuse ja kohalike veeallikate süsivesinikega, muundusid kummaliseks aineks, mida nad ei osanud ette näha. See näitas lihtsalt, kui äärmuslikud on tingimused maa sügavustes, kuna väga suure surve ja kuumuse all võivad isegi tavalised materjalid muutuda millekski, mis näib olevat justkui mitte sellest maailmast pärit.